Hei, mis asi on siis motiveerimine töötajate arendamise kaudu? Põhimõtteliselt tasub seda vaadata niipidi, et motiveerimise võib ju laias laastus jagada kaheks. On rahaline motiveerimine ja mitterahaline motiveerimine. Ja nad mitte kunagi ei vastandu üksteisele, nad ainult täiendavad üksteist, mis tähendab seda, et iga ettevõtja, iga tööandja, iga juhi selline sotsiaalne kohustus on maksta ju oma töötajatele õiglast palka. Ja mis asi on õiglane palk, eks igaüks paneb need piirid ise, aga fakt on see, et seda palka, mida kõik töötajad ootaksid oma tööandjalt, seda üldjuhul ju tööandjad maksta ei suuda, vaid pigem lähtutakse mingisuguse sektori, mingisuguse piirkonna keskmisest. Ja loomulikult on rahaline motivatsioon väga-väga oluline, aga sellega kaasneb kaks väga olulist probleemi. Rahaline motivatsioon on siis see, mis kahtlemata paneb inimesed pingutama. Meil on raha vaja selles kapitalistlikus ühiskonnas elamiseks, mida rohkem raha on, seda mugavam ja lihtsam on meie elu. Aga rahalise motivatsiooniga on see häda, et esiteks palgaläbirääkimised toimuvad üks kord aastas, mis tähendab seda, et mul on 365 päeva ees ja ma tean, et ma oluliselt oma palka selle aasta jooksul muuta ei saa. Teiseks, palgapäev on üks kord kuus, aga tööle tuleb minna 22 korda kuus, mis tähendab seda, et need kahe palgapäeva vahelised päevad mõjutavad väga palju seda, kuidas ma päriselt seal töö juures ennast tunnen, kui palju ma tahan pingutada, kui palju ma tahan selle meeskonnaga koos olla ja koos midagi teha, kui palju ma tahan juhiga suhelda. See määrab paljuski meie pühendumuse. Ja kolmas ongi see, et 90% inimestes vähemalt ei ole oma palgaga päris lõpuni rahul. Nad ei tunne, et vau, et mulle makstakse nii palju, et ma tahan anda selle eest tõesti endast maksimumi. Ja seepärast, kui juhid ei mõtle enda jaoks läbi, mis on need mitterahalised motivaatorid, siis varem või hiljem tegelikult juhid leiavad ennast natukene nii-öelda tupikus olevat. Ja veel kord, mitterahaline motiveerimine ei tähenda seda, et ma hoian nagu palga pealt kokku teadlikult ja püüan siis neid mitterahalisi motivaatoreid rohkem pakkuda, vaid ideaalis nad võiksid käia käsikäes. Aga nagu ma ka siin uudiskirjas mainisin, siis tihtilugu ka juhtidega koolitustel kohtudes hästi palju tuleb jutuks see, et motivatsioon on töötajatel madal, aga mida ma saan ka teha, nad ei saagi olla sellise palga juures motiveeritud, ma pean neid kuidagi motiveerima ja see on arusaadav, sellepärast et juhtide vaatest ju madal motivatsioon tähendab seda, et töötajad ei ole piisavalt kaasatud, avatud, aktiivsed ja juhid seda vajavad. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas neid siis motiveerida. Aga nagu ma ka selles uudiskirjas selle küsimuse tõstatasin, äkki ei ole asi motiveerimises, vaid äkki on asi selles, et kui juht hakkab teadlikult tegelema nende mitterahaliste motivaatoritega, siis teil selle tulemusena motivatsioon iseenesest tekibki. Ehk siis, kui see rahaline baas on paika ära pandud ja sa ka juhina tead, et seda ma järgneva aasta jooksul või poole aasta jooksul väga muuta ei saa, siis nüüd äkki selle asemel, et mõelda, kuidas neid motiveerida, sa võiksid küsida, kuidas ma saaksin teadlikult nende 4 asjaga tegeleda palga kõrval. Ja seda võibki siis vaadata seda pidi, et palk on seotud meie ellujäämisega. Paratamatult see aitab meil paremini elada, mugavamalt elada ja loomulikult mida rohkem ma palkaga teenin, seda mõnusam elu on. Aga kui sa mõtled nii pidi, et okei, kui ma lükkan palga korraks kõrvale, mida tahavad ühed inimesed töö juures lisaks palgale? Paneme kõik teooriad kõrvale, mõtleme, sul tuleb tööle üks, ma ei tea, 34-aastane inimene. Ta teab, et palk on selline. Ja ta küsib, et aga mida ma siit veel saan? Siis arvatavasti üks asi, mida ta mõtleb, on see, et ma tahaksin tunda, et ma saan kuidagi ennast siin võib-olla veidi proovile panna, ma saan võib-olla midagi ära teha, ma tunnen, et ma saan teostada ennast, ma saan oma tugevusi kasutada. Ehk siis kõik, mida me vajame elus, on tegelikult see, et ma tunnen, et ma liigun edasi, ma saan milleski paremaks. Ma olen edukas selles rollis, kus ma olen. Ja see ei pruugi olla ainult tööalaselt nii, vaid see on täpselt samamoodi ka eraelus niimoodi. Ma tahan saada hakkama nendes rollides. Kui ma olen ema või isa, ma tahan olla hea ema või isa. Kui ma olen kellelegi sõber, ma tahan olla hea sõber. Ma tahan olla hea kolleeg. Keegi ei taha teadlikult ja sihilikult olla halb inimene või olla see läbikukkuja või ebaõnnestuja. Ja nüüd juhi võimalus ongi mitte mõelda selle peale, et kuidas motiveerida oma inimesi läbi arendamise, sest see on väga abstraktne, vaid küsimus võiks olla, okei,
kuidas ma saan tekitada nendes inimestes selle arengutunde, sest et kui see arengutunne tekib, siis juba tegelikult hakkab nendes ka see motivatsioon tekkima. Teine tasand on siis seotud vabaduse, isikliku vabadusega, autonoomiaga, mis mõnele inimesele on motiveeriv juhul, kui vabadust on hästi palju, pean otsustama, pean vastutama, aga mõnele võib-olla on motiveeriv hoopis see, et vabadust on väga vähe pean otsustama, väga vähe pean vastutama. Ja jällegi, kui sa juhina tabad ära, missugune inimene on ja oskad talle optimaalselt pakkuda seda vabadust, selle saavutamise kogemuse kõrval, eduelamuse kõrval, see võib olla tema jaoks väga-väga motiveeriv. Ja jällegi sa ei pea mõtlema, kuidas oma töötajaid motiveerida, vaid kuidas pakkuda neile optimaalselt seda vabaduse, autonoomia tunnet. Kolmas vajadus on kuuluvusvajadus. Kuigi mõned on introvertsemad, mõned on ekstravertsemad, siis tegelikult mingisugused vajadused suhtluse järele on meil kõikidel. Olgu nad siis jällegi töö juures või isiklikus elus. Ja kui sa juhina suudad kujundada sellise meeskonna vaimu, sellise kogemuse oma töötajatele, mis neile sobib, et nad saavad nii palju suhelda, kui neile sobib, siis tegelikult see on motiveeriv. Ja jällegi ei peaks mõtlema selle peale, kuidas motiveerida oma töötajaid, vaid aru saama, kes need inimesed on, kui introvertsed nad on, kui ekstravertsed nad on, kuidas ma saan kujundada siia sellise keskkonna, et see on nende jaoks motiveeriv. Ja neljas on siis tunne, et minu töö läheb kellelegi korda, et see tähendab kellelegi midagi. Et ma ei käi siin lihtsalt oma selle palga pärast, millega ma niikuinii lõpuni rahul ei ole, vaid ma tunnen, et see pingutus läheb korda sellele meeskonnale, see pingutus läheb korda sellele juhile, tööandjale ja see pingutus läheb korda sellele kliendile lõpuks. Ja taaskord ära mõtle juhina selle peale, kuidas oma inimesi motiveerida, vaid küsi endalt, kuidas ma saaksin tekitada nendes selle tunde, et nad on olulised, et nad on väärtuslikud, et nad on märgatud, et nad tegelikult loovad väärtust mulle, meie meeskonnale, meie klientidele. Ehk siis need 4 sammu asendades küsimusega, kuidas motiveerida, tagavadki selle, et su meeskond on mitte rahaliselt motiveeritud.